me oleme siin täna selleks, et heas usus ühendada oma jõud IT-hariduse edendamiseks. IT-hariduse edendamisest on kaua aega räägitud ja vaatamata sellele, et vastava eriala üliõpilaste arv on kasvanud ja lõpetajate arv on kasvanud, ikka veel on vähe. Need, kes on lugenud hiljutist raportit, mille Raasukese juhtimisel Eesti majandusinimesed koostasid nii vanale kui uuele valitsusele, siis seal on osundatud, et need eesmärgid, mis olid seatud, et need on liiga tagasihoidlikud. Me peaksime olema ambitsioonikamad ja ka IT-vallas on eesmärgiks seatud 500 iga-aastase lõpetaja asemel suisa 1500. See ei ole mitte lihtne. Aga ma arvan, et see ei ole ka võimatu. Kas nüüd IT-kolledž ja Tehnikaülikool seda kõike jõuavad kanda, selles ma nii kindel ei ole, aga ma arvan, et nii siin Tallinnas kui ka Tartus ühiselt pingutades peaks see jõukohane olema. Mis juhtub selle ühinemise järel? Järgmisest sügisest astub loovetavasti veelgi suurem hulk inimesi ühe korraga nii Eesti Infotehnoloogia kolledžisse kui ka Tallinna Tehnikaülikooli. 1. septembrist on Tallinna Tehnikaülikool umbes 10% suurem ja Eesti Infotehnoloogia kolledž vähemasti 2 korda suurem kui seni. Niisugused on kavad, aga selle kõigega ei saa me hakkama mitte üksi. Ei Tehnikaülikool ega IT-kolledž, ei meie töötajad, ka mitte ainult meie üliõpilased ja tulevased üliõpilased. Me ootame siit ka tõsist tuge nii Haridus-Teadusministeeriumi kui ka meie tööandjate poolt, kelleks on eelkõige infotehnoloogia firmade liit. Tööandjad, nende panus õppekavade tegemisse, nende panus eesmärkide seadmisse, aga ka nende kaasamine praktiliste ainete õpetamisse tulevikus peaks olulisel määral kasvama. Nii et kui kõik need osapooled oma panuse annavad, siis ma usun, et see tänasele ühinemislepingule antav allkiri toob ka vilju kõikidele osapooltele, eelkõige läbi hea hariduse ja tarkade noorte inimeste, kes sellest ühisest ettevõtmisest ilmselt kõige rohkem võidavad. Nii et edu meile! Jah, võib-olla ütleks ka paar sõnas, et minu peamine soov on seotud sellega, et erinevate osapoolte ja siis ka ütleme meie siis Haridus- ja Infotehnoloogia Sihtasutuse asutajate poolt seatud eesmärgid selleks, et läbi sellise ühenduse suudetaks siis tõesti ühendada rakenduslik haridus, mis tuleb IT-kolledži poolt, selle võib-olla akadeemilise potentsiaali ja suurusega, mis tuleb TTÜ poolt, et need seatud eesmärgid tõesti õnnestub edukalt täita. Samas, olles täna siin ka ühtlasi nii-öelda pruudi isa, siis ma sooviksin nagu peigmehe isale seda, et sellesse pruuti suhtutaks täie austuse ja lugupidamisega kõikide järgnevate aastate jooksul. Ma tänan. No nii ilusa pruudi puhul ei ole sellest kahtlust.